Märka kevadet on tänase jutluse teema, nagu ma mainisin. Ja kas sa teadsid? Ma ei tea, ma ei olnud väga kindel. Ma pigem arvasin, et ei ole piiblis mainitud kõiki aastaaegu. Millegi pärast ma arvasin nii. Aga ma seoses selle jutlusega ma uurisin järgi. Kõik aastaajad, 4 aastaaega on piiblis mainitud. Ja paljud vaesekesed üle maailma ei tea midagi tegelikult päris 4 aastaajast. Paljude jaoks on need vaid nimed, aga meie Põhjamaa inimestena teame seda. Lugesin kord ühest mehest, minu meelest oli see, et ta kolis Floridast Minnesotasse äkki ja see küsimus oli see, et miks sa kolisid, sest ütles 4 põhjust on sellel ja need on kevad, suvi, sügis ja talv, et ta tahtis seda kogeda ikka päris õigeid neid 4. Ma nüüd ei tea, ma võin eksida natukene, ma ei ole nii kursis, kuidas on, ma eeldan, et Floridas ei ole äkki 4 aastaaega sellisel kujul ja Minnesotas äkki siis on. Aga põhimõtteliselt igal ta kolis ühest kohast teise, ühes kohas ei olnud ja teises oli, et need põhjused oli see, ma tahtis kogeda neid 4 aastaaega. See on eriline. Sellepärast, et eestlastel näiteks muidu ei oleks üldse viriseda millegi üle. Nüüd on 4 põhjust viriseda, et sügisel viriseda, et on liiga pime, talvel viriseda, et on liiga külm, kevadel viriseda, et ei lähe soojaks piisavalt kiiresti ja suvel viriseda, et on liiga palav. Et siis on nagu 4 põhjust. Ma tahan täna rääkida nägemisest ja märkamisest. Ja see märka kevadet on väga kitsas, aga see jutlus on palju laiem. Ma ei räägi täna kevadest, ma ei räägi ilmast täna rohkem, kui ma nüüd praegu rääkisin. Aga see on pigem märkamine sellest, mis meie ümber sünnib, mis meie sees sünnib, mis meie läbi sünnib, mida Jumal on teinud, mida ta on tegemas ja mida ta tegema saab. Jeesus kurjustab natuke rahvaga, ka selle rahvaga, kes ütleb, et me tunneme Jumalat. Ja Mattuse evangeeliumis 16. peatükis ta ütleb, et õhtu jõudes te ütlete, ilus ilm tuleb. On ju, vaatame päikese järgi, on külm või mis tuleb tormi või. Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab. Enn juba mõtleb, hommikul tasub minna, ilus ilm. Vara hommikul te ütlete, raju ilm tuleb, sest taevas punetab ja on sompus. Taevapalge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. Mattuse 16:2-3. Ehk siis, füüsilise silmaga nähtavaid asju te oskate suurepäraselt prognoosida, kuigi Paul ütles täna, et peaks hakkama meteoroloogiks või ilmaennustajaks, et neil ei ole mingit vastutust sellest, et kuulutavad välja, et tuleb ilus ilm, tuleb kehva ilm, asjad muutusid lihtsalt, mis teha. Aga seda me ikkagi tegelikult on ka hämmastav, kuidas ikkagi üsna täpselt ennustatakse, vahel väikeste eranditega. Ja me inimestena ka, Eesti vanarahva tarkus, sellel päeval sajab 7 nädalat ja nii edasi. Vahel see isegi läheb peaaegu täppi, aga seda me oskame. Aga siis ütleb, aga need, mis puudutab vaimseid asju ja ka seda, mis nagu suuremas plaanis toimub maailmas, et kus me Jumala ajagraafikus oleme, sellest te nagu ei saa aru üldse. See oli Jeesuse sõnum. Hoosea raamatus 6. peatükis 3. salmis on öeldud, tundkem siis, püüdkem tunda Issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb meile nagu vihm, otsu kui kevadine vihm, mis niisutab maad. See on natuke teise nurga alt, ehk siis püüdke näha seda Issanda tulemist, seda Issanda toimimist, seda Issanda õnnistust. Püüdke näha seda. Mida sa näed? Sellise pealkirjaga jutluse ma pidasin möödunud aasta novembris, aga ma oleks võinud selle täitsa mainimata jätta, sest te niikuinii ei teaks seda. Ma ise ka ei mäleta seda. Ma olen mõned korrad avastanud, kui ma olen mingisugusel pannud jutlusi graafikusse ja pannud need paika ja siis vaadanud eelmist aastat, ma eelmine aasta täpselt samal päeval jutlustasin täpselt samal teemal. Aga tegelikult on see, et ma räägin, jutlused on ikka täiesti teistsugused,
Et see ei tähenda, et ma sama jutlust pean. Mida sa näed? Mis on vallutanud sinu mõtlemise? Mis on vallutanud sinu kuulamise, nägemise? Miks ma seda küsin? Sellepärast, et me oleme sõjas oma mõtlemise, oma hoiakute pärast. Kõik meie ümber püüab võita meie tähelepanu, et me mõtleks sellele. Väga erinevad asjad püüavad võita meie tähelepanu. Täna me elame AI maailmas, kus kõik, mida me oma arvutis või telefonis teeme, jäädvustatakse ühel või teisel moel. Ja see kasutatakse ära selleks, et meile aidata meid mõtelda. Kui sa arvad, et maailm ongi selline, nagu sul näiteks Facebooki feedis ette tuleb, siis ei, maailm ei ole selline, vaid sinna pakutakse selliseid postitusi, mis võiks sinu mõttemaailmaga ehk siis kokku minna, ehk siis reeglina sinu sarnast, mitte ainult, aga reeglina sinu sarnast. Et maailm ei ole tegelikult selline, maailm on palju mitmekesisem kui see, mida sa sulle feedis ette söödatakse ka mujal internetis. Mul on küll vahel selline tunne, võib-olla ma olen paranoiline, aga mul on vahel selline tunne, et mitte küsimus pole selles, mida me internetis teeme või mida me telefonis teeme, et see jäädvustatakse, vaid jäädvustatakse ka see, mida me arvuti või telefoni läheduses teeme. Mul on tunne, et see kõik ka, sest ma arvan, et see on sulle tuttav kogemus, kui sa räägid kellega mingisugust asjast ja järgmisel hetkel pakub sulle Facebook reklaamis seda. Kuidas see võimalik? Ma ei tea. Aga see, ilmselgelt me oleme rohkem peo peal kellelgi, kui me tahaksime ja ma isegi ei oska oma pead vaevata selle pärast, las siis olla. Aga meid aidatakse otsustada, mida mõtelda, kuidas mõtelda, millised hoiakuid omada ja see ei ole meile tõenäoliselt ka üllatus, et see, kuhu meid suunatakse, see ei ole mitte jumala kartusesse, vaid meid suunatakse millegipärast kuhugi mujale. Christopher Chabris ja Daniel Simons kirjutasid 2010. aastal raamatu The Invisible Gorilla, nähtamatu gorilla. Ja raamatu pealkiri viitab nende varasemale uurimustööle, mille nad läbi viisid sellise katsega, kus nad näitasid videot inimestele, võib-olla te mitmed olete näinud ka seda, kus on kas äkki 5 paari umbes noori, kes mängivad korvpalli, põrgatavad. Ühed on mustades särkides, teised on valgetes särkides. Ja enne video vaatamist on ülesanne jälgi, mitu söötu oma vahel söödavad valgetes särkides mängijad. Ja siis vaatad seda, kui palju loed need 1, 2, 3, 4. Poole video peal jalutab nende vahelt läbi gorilla vormis või maskis inimene, tume. Ehk siis gorilla jalutab sealt läbi. Ja pärast video vaatamist on küsimus, kes nägi gorillat. Ja ma ei mäleta neid protsente, aga see protsent oli väga väike. Ehk siis enamus ei näinud. Sellepärast, et me keskendusime vaatama midagi muud. Ja see on muidugi see värvide teema ka, et kõik tume seostus seda, mida me ei pea vaatama, aju mõnes mõttes lülitab välja ja me vaatasime seda, mis on hele. Ja gorillat reeglina ei nähta. Kindlasti on alati neid, kes märkavad. Ma ei hakka nimetama, siin saalis on vähemalt üks inimene, kes märkab kõike ja ma arvan, et ta oleks ka seda gorillat märganud. Aga üldiselt on see, et kui me keskendume millelegi, siis me nagu kõrvalasju, mis fookusest on väljas, väga palju ei näe. Ja just sellele on üles ehitatud ka suur osa mustkunstist, sellepärast nimetame me seda illusionismiks või see, kes mustkunstnik on illusionist, ta loob illusiooni millestki. Tegelikult ei ole asjad nii, ta loob illusiooni. Ja kuidas ta tõmbab meie tähelepanu siia, ma teen siin midagi väga olulist. Aga tegelikult, kui me siin oleme, siis see oluline, mis muudab selle teo erakordseks või trikiks, see oluline toimub siin. Aga meie oleme keskendunud siia ja siis me mõtleme, vau, kuidas see on võimalik. Midagi kaob ära, midagi muutub, midagi võimatut sünnib. Ja sellepärast, et me ei pane tähele seda momenti, kui meid peteti, sest me oleme keskendunud millelegi, mis tegelikult on tühine.
tegelikult on tähtsusetu. Ja ka see ei kõla üldinimlikult. Meid petetakse, sest me oleme keskendumas sageli pingsalt millelegi, mis ei ole tähtis, mis on tühine. Ja me ei näe ega kuula olulist. Piiblis on üks kummaline lugu. Piiblilood on enamasti meie ratsionaalsele, vanale loomusele kummalised. Seal, kus Jumal oma üleloomulikkusega sekkub, see on meie jaoks kummaline. Kirves ujub, 5 leivast 2 kalast saavad söönuks 5000 pluss lapsed, naised. Surnu ärkab üles. Eesli lõua luuga tapetakse 1000 ja nii edasi ja nii edasi. Kummaline. Ja selles osas on oluline mõista seda, et ainult vaimne suudab mõista vaimset. See on Piibli printsiip. Et neid asju me saame mõista läbi usu ja läbi vaimse tunnetuse. Ja täna jagatav lugu on samamoodi. Ühele ratsionaalsele, ilma püha vaimuta inimesele on see lugu võimatu. See on muinasjutt, see ei saa midagi olla. Sellest kirjutab 4. Moosese raamat ja see leidis aset umbes 1200-1400 aastat enne Kristust. Täpselt ei oska öelda. Ja kui Iisraeli rahva kõrbeteekond oli juba sisuliselt läbi, nad olid jõudnud Moabi nagu lagendikule ja sisuliselt see oli Jordani ääres, teisel pool Jordanit oli Jeeriko. Me mäletame, kui nad üle Jordani läksid, siis nad vallutasid Jeeriko. Aga nad olid veel siis, mis ta on siis, lääne pool, ida pool, mul on sassis need nüüd. Nad olid valel pool Jordanit olid veel. Ja Moabi lagendikud. Ja nad olid alistunud seal esimesed rahvad, kes olid nende vastu tulnud ja üks rahvas oli, kes nad palusid luba rahumeelselt läbi minna nende keskelt, aga nad keeldusid ja siis lihtsalt väe ja võimuga tehti seda ja võideti see rahvas. Ja nüüd 4. Moosese 22. peatükk, 2-3 salm ütlevad, ja Iisraeli lapsed läksid teele ning lõid leeri üles Moabi lagendikele teisele poole Jordanit Jeeriko kohale. Nii et siin ei ütle ka ida või lääne pool, teisel pool. Aga Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, nägi kõike, mida Iisrael oli teinud emorlastega ja Moabid kartsid väga seda rahvast, sest see oli suur ja Moabid värisesid hirmust Iisraeli laste ees. See on see olukord. Iisraeli lapsed tulevad nagu paljude jaoks tundus nagu rohutirtsu parv. Neid oli palju. Ja see, mida siis seda rahvad nägid, mis juhtus nende rahvastega, kes Iisraeli rahva vastu tulid, see tekitas hirmu. Ja sõjapidamine ei ole kunagi olnud ainult füüsiline akt või ainult mõõk, ainult kahurid, lennukid. Läbi aegade on püütud rakendada vaimseid jõudusid. Läbi aegade. Ja täna täpselt samamoodi. Moskvas õnnistab patriarh Kirill Vene sõdureid Ukraina vallutamisel ja lubab igavest elu langemise korral. No just nagu islami äärmuslased, see ei ole islami põhiõpetus, aga islami äärmuslased lubavad enesetapu terroristidele kohe taevasse ja 72 neitsit ootavad. See ei ole, ma ütlen veel, üldine islami õpetus. Washingtonis õnnistavad tuntud evangeelsed kristlased ja pastorid Trumpi ja Ameerika sõdureid Iraanis edu saavutamiseks. Ja see on läbi ajaloo niimoodi toimunud, on kasutatud nõidust, on kasutatud needusi ja nii edasi. Ja see on nüüd see tee, kuhu liigub ka Baalak, see Moabi kuningas, kes tunneb hirmu Iisraeli ees. 5-6 salm ütleb nii. Tema läkitas käskjalad, ehk see Baalak, Biljami, Peori poja juurde Petoori, mis on Frati jõe ääres Amau poegade maal, teda kutsuma käskides öelda, vaata, Egiptusest on tulnud üks rahvas. Näe, see ujutab maa üle ja on asunud elama mu naabrusesse. Tule nüüd ja nea mulle ära see rahvas, sest ta on minust vägevam. Vahest suudan, et lööme teda ja ma ajan ta maalt välja, sest ma tean, et keda sina õnnistad, see on õnnistatud ja keda sina nead, see on neetud. Ta oli midagi näinud, ta oli midagi kuulnud. Baalak mõistis, et vaenlane on suur, vaenlane on tugev,
oma füüsilise nagu sõjalise jõuga meil ei ole nende vastu palju teha. On vaja midagi enamat. Ja kui tänapäeval mõned nimetavad endast ateistideks, siis tollel ajal väga ateiste ei olnud. Usuti vaimseid kõrgemaid jõude ühel või teisel moel. Ja ta mõistab, et siin on vaja abi tollel ajal siis rahvusvaheliselt tuntud teadjamehelt või vabalt võib öelda ka nõialt. Sellepärast, miks ta on rahvusvaheliselt tuntud, ta elas sellest paigast päris kaugel, 2-3 nädala teekonna kaugusel, kui minna karavaniga. See võis olla ligi 1000 kilomeetrit. Mesopotaamia aladel elas Piiljem. Ja kõige hämmastavam on see, et Piiljemil oli isiklik suhe Jumalaga. Ma ei tea, kui palju ta on mõtelnud selle peale, aga Piiljem ei olnud juut. Piiljem oli pagan. Ta ei olnud lepingu rahvas. Ta ei olnud Jumala rahvas. Ja tal oli isiklik suhe Jumalaga. Jumal rääkis temaga, tema rääkis Jumalaga. Ja see oli üldtuntud, sest Paalak tundis, et kui ta sina näad, see on neetud, keda sina õnnistad, see on õnnistatud. Midagi vaimses maailmas juhtus selle mehe kaudu. Need on need kohad, kus meie väikesed piirid, mis me oleme teinud, kuidagi murenevad. Nii nagu Jeesuse jõululoo juures, kus tulevad Idamaa targad, maagid. Igor Mang, kes teab Eestis sellist meest. Keegi, kes tegeleb millega, mis on täiesti väljaspool kristluse konteksti. Ja kuidagi moodi nad kuulevad Jumalat. Panevad tähele asju, mida suur osa kristlasi ei pane tähele. Võta nüüd kinni. Ja siin on see Piiljem. Ja Jumal ütles Piiljemile, 12. salm, kui siis need Paalaki saadikud olid Piiljemi juurde jõudnud, Jumal ütles, ta ei teinud ise otsuseid, vaid ta küsis, ma küsin Jumala käest. Ja Jumal ütles talle, ära mine koos nendega. Sa ei tohi needa rahvast, sest ta on õnnistatud. Arusaadav. Ja nii saatis Paalaki saadikud ära ja ega nad rahule ei jäänud. Paalak ütles, paneme suurema koorma peale, ostame ta ära, veel rohkem kulda, veel rohkem austust. Ja nad tulid uuesti. Ega hingevaenlane ei ole rumal, kui ta tahab, uksest ei saa, ta proovib aknast. Ma arvan, et sa oled kogenud seda ühel või teisel moel. Ja Piiljem ütles neile taas, et isegi kui Paalak annaks mulle oma koja täie hõbedat ja kulda, ei või ma üle astuda issanda oma Jumala käsust. Ei väikeses ega suures asjas. Uskumatu kompromiss. Kui sul ikka kullavanker on ukse taga, siis äkki ma olen teoloogiliselt sellest asjast kuidagi ikka viltu aru saanud, äkki võiks. Äkki arm ikkagi mahub sinna armu alla see, et see kulda poleks ka paha, ma võiks ju natuke heategevust sellega teha. Aga Piiljem on väga, väga selge ja konkreetne. Ei. Aga siis ta tegi ühe vea. Ta ütles selle ära ja siis ütles, aga ma räägin Jumalaga veel. Vaata, mis ta räägib nüüd. Kas Jumal mõtleb ümber? Aga ta rääkis. Tundub, et külaliste see varanduse koorem oli natukene ikkagi tööd tegema hakanud kuskil. Ja ta püüdis Jumalaga läbirääkimisi teha. Salmid 20-21 ütlevad, kui need mehed tulevad, nüüd Jumal räägib, sind kutsuma, siis võta kätte ja mine koos nendega. Aga tee ainult seda, mis ma sulle ütlen. Ja Piiljem tõusis hommikul üles, saduldas oma ema eesli ja läks koos Moobi vürstidega. Kõik oli, nagu juudid ütlevad, košer, sest Jumal ütles, mine. Eestlased ütlevad selle kohta, kõik oli jokk. See on juriidiliselt on kõik korrektne. See on, kui poliitikud teevad mingisuguseid asju, mis on totaalselt ebaeetiline, täiesti vale, aga juriidiliselt on kõik korras. Jokk. Jumal ütles, mine. Kas siis Jumal mõtles ümber või ei mõtelnud?
Kui alguses ta ütles, et see on väga halb mõte, ära mine, siis nüüd ütles, et see on hea mõte. Kas Jumal oli vahepeal uut infot saanud? See ei ole ju mõeldav. Ja kui me loeme, siis me näeme, et esimeses vastuses ta ütles, et sa ei saa needa Jumala rahvast või Jumala õnnistatud. Ja seda ta ei muutnud teise vastusega. Muutus ainult Baalaki sulastega kaasa minemise mõte. Ta ütles endist, Jumal ütles, et aga okei, mine, aga tee täpselt nii, nagu mina ütlen. Ega me lõpuni ei saa siit aru, et kas natukene isegi tekib küsimus, et miks Jumal pärast pahandas, sest Jumal ütles, et mine. Aga võib-olla veidi selgust annab Peetrus, kes kirjutab teises Peetruse kirjas, teises peatükis, ja nad kirjeldab siis sealset koguduslikku olukorda, kellestki räägib, et nad on loobunud otseteest ja on eksinud ära, järgides teed, mida läks Peori poeg Biljam, kes armastas ülekohtu palka, sai aga noomida oma üleastumiste pärast. Hääletu koorma loom rääkis inimhäälega ja takistas prohveti meeletust. Ehk siis nüüd Peetrus räägib millestki, mis toimus Biljami südames. Jumal ütles, et mine, ja kui Jumal hiljem ta vastu tuli, siis see, mille vastu ta tuli, see, mille vastu ta rääkis, oli Biljami südame hoiak. Midagi oli juhtunud Biljami südames. Kuigi ta küsis Jumalalt ja sai vastuse Jumalalt, oli ta nägemine juba haaratud. Millest? Peetrus ütleb, see on ülekohtu palk. See on see kullakoorem. Kuigi Jumal ütles, et mine, aga tee ainult seda, mida mina ütlen, oli Biljami süda ja nägemine saanud nii palju haaratud juba valest, et Jumal pidi ta juhtima kitsale teele. Piiblis on kirjeldatud seda. Kitsale teele, kus kahel pool on kivimüür. Ja see on kitsas. Ta mahub oma eesliga, tuleb sealt jõuab sinna vahele ja me teame, mis siis juhtus. Eesel hakkab tõrkuma. Eeslid teevad seda ikka. Muidu ei öelda, et sa oled üks paras eesel. Et kui sa ikka aru ei saa ja jonnid ja ajad tagasi, sa oled ikka eesel. Eesel pidi olema üks suhteliselt kapriisne tegelane. Aga see on omaette tähelepanuväärne. Sa lähed ühte teed, su südamehoiak on läinud valeks ja Jumal juhib sind kohta, kus kahel pool on kivimüür ja ta seisab sulle ees ja eesel, millega sa lähed, hakkab tõrkuma. Ma ei tea, kas sa oled olnud sellises kohas. Sul ei ole minna vasakule, sul ei ole paremale ja vaata edasi ka ei saa. Ja sa ei saa aru, sa oled täiesti segaduses, miks mu elus on selline asi? Jumal, kus sa oled? Ja Jumal on tegelikult su ees, aga sa ei näe. Eesel ammu karjub sulle. Ees ütleb, me ei saa edasi minna. Jumal annab märku ja sa ainult pahandad eesli peale, kes iganes või mis iganes see eesel meie elus siis on. Ja see on see koht, kus sa pead seisma silmitsi sellega, kes sa oled, mis on su südame motiivid, kui sa midagi teed. Kuidas on sinu suhe Jumalaga ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes sa saad aru, et see ei ole mitte õnnetuse koht, vaid see on armu koht, see on puhas Jumala arm, et ta juhib sind sellistesse kohtadesse. Alati ei ole kõige hullem see, kui me oleme vale tee peal, sest seda on suhteliselt lihtne tuvastada. Vahel on palju salakavalam õnnetus see, kui me oleme õige tee peal, aga meie süda on vale. Ja see juhtus Biljamiga. Eesel oli juba 2 korda inglit näinud, tõrkunud edasi liikumast ja nüüd on, ma loen selle koha, kus see on juba 3. kord, kus siis eesel ei saa edasi minna. See on 27. salmist edasi. Kui ema eesel nägi issanda inglit, siis ta heitis maha Biljami all, aga Biljami viha süttis põlema ja ta lõi ema eeslit kepiga. Ja siis issand avas ema eesli suu ja too küsis Biljamilt, mis ma sulle olen teinud, et sa nüüd lõid mind 3 korda? Ma igaks tulen siia tagasi, eesel räägib seda.
mis ma olen sulle teinud? Ja Piilem vastas ema eeslile, ta ei pannud nagu tähelegi seda, vastas ema eeslile, et sellepärast, et sa tembutasid minuga, kui mul oleks mõõk käes, ma tõesti tapaksin su nüüd. Aga ema eesel ütles Piilemile, eks ma ole sinu ema eesel, kelle seljas sa oled ratsutanud kogu aja kuni tänapäevani. Kas mul on olnud viisiks sulle nõnda teha? Ja Piilem vastas, et ei ole. Ja siis salm 31 kuule. Ja siis issand tegi Piilemi silmad lahti ja ta nägi issanda inglit. Ja issanda ingel ütles temale, mis pärast sa lõid oma ema eeslit 3 korda? Vaata, ma olen su vastu välja astunud, sest hukutav on see tee minu ees. Ema eesel nägi mind ja põikas mu eest 3 korda. Kui ta ei oleks pöördunud mu eest, ma tõesti oleksin tapnud sinu ja jätnud tema elama. Ingel räägib seda Piilemile. Ja Piilem ütles issanda inglile, ma tegin pattu, sest ma ei teadnud, et sina seisid tee peal mu vastas. Kui see nüüd minu silmis on paha, kui see nüüd sinu silmis on paha, ma lähen siis tagasi. Meeleparanduse koht, ärkamise koht, arusaamise koht. Nii on lood. Ja ma ei pannud tähele, ma olin pime. Aga issand ingel ütles Piilemile, mine koos meestega, aga räägi ainult seda, mis ma sulle ütlen. Ja Piilem läks koos Baalaki vürstidega. Arvestad, Piilem oli mees, kes nägi ja kuulis Jumalat. Rohkem kui keegi teine, ümbruskaud 1000 kilomeetri raadiuses. Tal oli elav suhe Jumalaga. Aga ta oli kaotanud oma nägemisvõime, kuna ta süda oli saanud haaratud millestki muust. Ta ei näinud gorillat, sellepärast, et ta vaatas valgeid särke. Ja sageli on muutuste olukorrad need, kui me oleme kitsal teel, 2 pool on kivimüürid ja meie eesel tõrgub. Lõpuks hakkab lausa rääkima. Ja seda kõike sellepärast, et Jumal on meie ees ja ei lase meil õnnestuda meie valel teel või ei lase meil õnnestuda meie õigel teel vale südame hoiakuga. Ja ta asetab meie ette peegli ja ta avab meie silmad. Ja ma veel kord ütlen selle armsad, see on tohutu arm, kui meie eesel sellises olukorras tõrgub. See on tohutu arm, kui me ei saa põgeneda ei vasakule ega paremale, vaid me peame andma vastuseid ausalt iseenda kohta. Vaatame enda sisse, julgeme otsa vaadata sellele, mis on meie sees. Issand, anna mulle armu. Ma olen eksinud. Ma olen kaotanud oma õige südame hoiaku. Ma olen kaotanud selle, mida sa oled mulle kinkinud. Ma olen kaotanud selle, milleks sa oled mind läkitanud. Ja need ei ole nagu kurva lõpuga lood. Vaid see kohtumise hetked on, nägemise hetked tulevad. Sest kas ma pean nüüd pillid kokku koguma ja nüüd ma ei ole enam sinu kasutada. Et Jumal ütleb, ei, lähme edasi. Ma ei tea, kuidas Jumal plaanib meid peatada või kas tal on vaja meid peatada. Kes on meie eeslid, kes tõrguvad ja karjuvad juba hulk aega, aga meie ei näe. Aga ma tean, et Jumala eesmärk kõige selle läbi on arm, rahu ja õnnistus. Ja see on nii hea teada. Jumala eesmärk on alati arm, rahu, õnnistus. Ükskõik millest sa läbi oled minemas. Jumala eesmärk on arm, rahu ja õnnistus. Vahel käib see lihtsalt läbi väga kitsa tee ja tõrkuva eesli. Kui Piilem jõuab Baalaki juurde, siis loomulikult palub Baalak teda teha seda, milleks ta on kutsunud. Needa Jumala rahvas. Kuid Piilem teeb seda, mida Jumal annab teha. Ta süda on nüüd õiges kohas. Nüüd ei mõtle ta enam selle kullavaranduse peal, sest kuidas sa teed midagi. Vaata, eesti keeles on ütlemine, et see, kes maksab, see tellib muusika. On nii. Ja kui sa oled vastu võtnud selle suure kullavaranduse selleks, et sa neaksid, kuidas sa siis ei nea? Aga selle kohtumise läbi oli midagi tema südames vabaks lõigatud. Ja ta sai jälle teha tegelikult seda, mida Jumal tahtis. Ta silme ees ei olnud dollarid enam
või ma ei tea, mis rahaühikud või kullakangid ei olnud. Ja mis ta teeb, ta õnnistab Iisraeli 3 korda. Baalak viib ühe koha peale, vaata seda rahvast, nõa neid ja ta õnnistab. Viib teise koha peale, vaata seda rahvast, sa ei näe nende otsagi, nad tulevad ja hävitavad kõik meid siin. Ja ta õnnistab ja ta viib 3. koha peale. Ja nüüd on see, kus ta 3. kohas on, see on see, mis Piilem ütleb. 4. Moosese 24, 4-9. See on viimane sõnum siis Piilemilt, mida ta ütleb Iisraeli rahvale. Nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja. Nii ta ütleb ennast. Jumala kõnede kuulaja, kes näeb kõige väelisi nägemusi maha langenuna avatud silmi. Ta kuuleb ja ta näeb. Kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, Iisrael. Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres. Vesi ta astetest voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Aagagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast. Jumal, kes tõi tema Egiptusest, on talle otse kui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid. Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi. Kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad ja neetud olgu need, kes sind neavad. Me võime vaid ette kujutada Baalaki näovärvi. Läheb järjest nagu valgusfoor, kõik värvid käivad see näos ära, et mida sa teed? Sa pidid needma, see on viimane 3. kord, palun. Ja ta ainult ülevoolavalt, poeetiliselt õnnistab ja õnnistab ja õnnistab ja õnnistab. Ja loomulikult Baalak oli püsti vihane ja see on minu meelest nii, Piiblis on väga toredaid naljakaid kohti ka või iroonilisi kohti ka, kui ta ütleb, et kui ette nüüd need olukord on ära olnud, ta on õnnistanud nüüd Baalak, kes oma kullakoormat kõik lubas Piilemile, ta ütleb siis, et ma plaanisin sind väga austada, aga issand on käskinud sind mitte austada. See on iroonia. Sina räägid, et issand ei luba mul, sellepärast ma õnnistan, okei, issand on mind käskinud, et ma ei maksa sulle palka. Ja mu meelest see on nii tore siin. Aga muidugi Piilem ütleb selle peale, või vähemalt, ta ütleb seda, et ma ütlesin juba su sulastele seda, et isegi kui Baalak annaks oma koja täis hõbedat ja kulda, ei võiks ma astuda issanda käsust üle, tehes head või kurja oma enese südame järgi. Mis issand räägib, seda räägin ka mina. Ja ta läks ära ilma kullakoormata sealt. Ja ma arvan, et ta läks oluliselt õnnelikumana ja õnnistatumana sealt ära. Sellepärast, et ta oli teinud Jumala tahet. Ja ilma kullakoormata. Ja ta oli 1000 kilomeetrit peaaegu tulnud. Pikk tee tagasi. Mine tea, mis eesel tagasi teel tegema hakkab. Aga ma usun, et ta oli õnnelik ja õnnistatud. Sest Jumala õnnistus on see, mis meid lõppkokkuvõttes õnnelikuks teeb, ei midagi muud. Keegi on ütelnud, et suurim pimedus ei ole see, et me ei näe, vaid suurim pimedus on see, et me arvame, et me näeme. Just see on see, miks Jeesus variseridega nii tõre oli. Ta ei olnud, kui sa mõtled selle peale, ta ei olnud kuri või kuidagi terav, ei prostituudiga, ei vargaga, ei reeturiga. Ta ei olnud. Aga ta oli terav variseridega. Sellepärast, et prostituut teadis, et ta on valel teel. Varas teadis, et ta on valel teel. Ta vajas armu. Aga variser arvas, et ta näeb. Aga nende kohta ta ütles, et te olete pimedad teejuhid. Armas kogudus, kas sa näed kevadet? Kas sa näed ainult seda, mis on füüsilise silma ees või näed sa sügavamale, näed sa kaugemale, näed sa kõrgemale, näed sa südame silmadega?
Need südamesilmad näevad teinekord põhjust leinamiseks, siis kui kõik teised pidutsevad. Ja põhjust pidutsemiseks, siis kui kõik teised ütlevad, et nüüd on aeg leinata. Andku Jumal meile armu, et me ei tapaks eesleid, kes on meie pimeduses, meie silmadeks. Andku Jumal meile armu, et me ei oleks needjad. Armsad, nii kurb, kui see ka pole, on paljud kristlased küll valitsuste needjad, vahel oma lähedaste needjad, tagarääkijad, arvustajad, mustajad. Andku Jumal meile armu, et me oleksime õnnistajad, sest selleks on Jumal meid kutsunud. Andku Jumal meile armu, et me oleksime need, kes näevad kevadet enne, kui esimesed lumikellukesed oma pea lume seest välja pistavad. Andku Jumal meile armu, et me oleme need, kes näevad Jumala tööd seal, kus veel ei olegi otseselt midagi näha. Kes näevad jumalikku potentsiaali inimestes, mitte nende ebaõnnestumisi. Andku Jumal meile armu näha iseennast ja teisi Jumala silmadega. Jumal, anna meile armu, et me poleks need, kelle kohta sa ütled, nähes nad ei näe ja kuuldes nad ei kuule. Anna meile silmasalvi, et me näeksime. Anna meile armu, et meie südamesilmad oleks valgustatud. Issand, ava mu silmad, ava mu silmad. Ava mu silmad, et ma näeksin, mida sina teed, mitte ainult seda, mida mina arvan nägevat. Issand, aita mul märgata kevadet.